Tere kõigile! Väga meeldiv siin olla ja väga meeldiv näha nii palju koolijuhte siin täna. Tegelikult olles ise suht alles ka koolipingist ju siis ülikoolid edasi liikunud ja täna siis teie kõigi ees nii suurt tegelikult rolli kandev ja ligi 100-liikmelist inseneritiimi juhtiv meeskonnakapten siis. Kiire küsimus. Kuna siin juba kätte tõstmiseks enne läks, kes on üldse kuulnud enne tudengivormelist? See on väga positiivne. Aga saame siis natukene veel, saan natuke tutvustada ja rääkida siis minu seisukohta ka sellele, et kuidas sellised projektid võiksid just inseneeriat ja ka IT-d siis turundada. Kui mina tegelikult eelmine aasta, uskuge või mitte, liitusin selle sama tiimiga esmakursuslasena, siis oli minu jaoks ka täiesti uskumatu ette kujutada, et tudengimeeskond teeb valmis sellise auto ligi 9 kuuga ja keegi tegelikult väljas seda ei aita. See on puhtalt tudengite enda teha ja vastutada, et see asi siis ka valmis saaks. Ja tegelikult seal nii-öelda lõpuks siis tiimis olles ja kui sa said selle ülesande kätte, selle alamsüsteemi, et näed, sulle on nüüd antud, et minu puhul siis mina tegin juhtimissüsteeme, kuna ma olen ka siis tegelikult IT-teaduskonna tudeng. See on siis küllaltki selline matemaatiline ja füüsikamudeleid tegelikult puudutav valdkond ja see on siis kuna sellel autol on 4 elektrimootorit, siis neid saab eraldi kontrollida ja seda siis sellise koodiga. Ja sulle anti lihtsalt ette, et okei, eelmistel aastatel on nii tehtud, eelmisel aastal olid need ja need probleemid ja nüüd tahaks, et järgmisel aastal neid probleeme ei oleks ja saaks tunduvalt parema süsteemi. Ja see on kõik esmakursuslasena, kes tuli just gümnaasiumist ja mõni kuu tagasi siis tegi riigieksameid. Väga suur vastutus ja väga samas huvitav sellele tudengile. Selle projekti siis üldine ülesehitus ongi siis selline, et sügisel tulevad uued liikmed tiimi, saavad kätte siis kohe mingi alamsüsteemi ja saavad siis hakata autot projekteerima või siis enda süsteemi projekteerima. Ja siis selle põhjal, mille nad lõpuks valmis teevad, umbes detsembrikuuks, mõne kuuga ainult, hakkavad nad seda siis tootma enda kätega. Ja selle auto juures tegelikult, kui me loeme iga mutri ja seibi ära, on kokku 17 000 detaili. Aga need, mida me ise toodame, näiteks ainuüksi veermiku alammeeskonnas, on ligi 700 detaili, mis on kõik tudengite enda toodetud ja mis nõuavad siis nii aega kui ka seda mõttetööd, et kuidas neid üldse arendada. Ja lõpuks siis ka testimine, mis on sellise inseneriprojekti juures väga tähtis, et sa saaksid ka et sa saaksid aru, miks see üldse töötab ja lisaks siis ka seda, et enne kui see auto peale läheb, kas see üldse vastab siis sellele, kuidas seda disainisid. Ja lõpuks siis võistlemine. Ja kõik on jaotatud siis omakorda alammeeskondadesse, neid on siis kokku 6 tükki, elektroonika, ülekanne komposiit, dünaamika, isejuhtivsüsteem ja vedrustus. Et see auto on siis ka võimeline ise sõitma, lisaks sellele, et juht sellega väga kiiresti suudab sõita. Ja tänaseks oleme sellist projekti teinud siis juba 18 aastat ja tegelikult inseneerias ja ka IT-s tõesti aeg liigub väga kiiresti ja tehnoloogia liigub iga aastaga suurte hüpetena edasi, et seda ka meie tiimi puhul, kui siin ees on näha siis 2008 aasta kõige esimest autot, mis oli sisepõleja ja siis seal taganurgas lõpus on siis see sama, mis me eelnevatel piltidel nägime, ehk siis maailma kiirem tudengivormel Fest24, mis on siis 17. tudengivormel. Ja tegelikult see kõige tähtsam selle osa juures ongi see, et see meeskond, kes selle taga kõik on ja see, mida selle kõige juures õpitakse. Et
meie ise leiame, et tegelikult sa arened meeskonnas või seda kõike tehes rohkem isegi inimesena kui insenerina, sellepärast et see vastutus, mis sulle tegelikult langeb sellena, et sulle aasta alguses öeldakse, et see on sinu detail ja kui seda auto külge ei tule, siis tegelikult me ka ei sõida. Ehk siis sa kannad seda vastutust ja seda samasugust asja saab üle kanda ka igale poole mujale meeskonna töösse, et kui tegelikult võib-olla muidu õpilasena sa mõtled, et okei, et ma jätan selle kodutöö tegemata, et ilmselt sellest kohe maailma lõppu ei tule, aga kui sa oled sellise projekti osa ja sa tead, et sul on niivõrd suur vastutus, siis sa oskad ka seda vastutust kanda ja tegelikult hiljem, nii palju kui meie sponsorid ega hilisemad tööandjad on öelnud, on see üks suurimaid siis nii-öelda asju, mida hinnatakse selle töötaja juures või inseneri juures. Ja lisaks siis sa näed väga hästi, kuidas kõik see matemaatika, füüsika ja kõik muud reaalained, mida sa võib-olla koolis oled õppinud, on tõesti kasutusel reaalselt sellesama autoehituse juures ja need kõik baasteadmised tegelikult on need, mida sa kohe kasutama hakkad. Et matemaatikatuunnis õpitud trigonomeetria on kõige alus põhimõtteliselt ja nii edasi. Võistlustel käime me siis üle Euroopa, tegelikult toimuvad need üle maailma ja seal on siis ka kohtunikud autotööstuse tippinsenerid, et seda tagasisidet, mis sealt saab ja konstruktiivset tagasisidet on ka väga tähtis osata võtta ja siis hiljem ka selle põhjal mingeid muudatusi teha ja keda me see aasta näiteks suutsime edastada, olid siis näiteks Zürichi Tehnikaülikool, kes on Euroopa üks tippülikoole, samuti siis Delfti ülikool, Stuttgart, München ja nii edasi. Ja lõpuks kõik, mille nimel see kõik töö siis käib suuresti, on nende samade tudengite see tahe jõuda lõpuks sinna poodiumile ja see, mis seda kõike ka motiveerib, et seal poodiumil siis võtta need auhinnad vastu ja tegelikult arenevad sellest sõbrad ja head tutvused tulevikuks kogu eluks. Nüüd ma hästi kiiresti käiksin üle ka selle auto ehituse, et kui ma räägin, et me kõik teeme ise, siis ma arvan, et te võib-olla muidu ei usu, aga kui ma räägin natukene rohkem lahti, et kuidas see kõik ikkagi välja näeb, siis äkki te usute. Et see on monokokkere, süsinikkiust, täpselt nagu kuskil F1-s, tudengid teevad 1 aastaga 9 kuud. Siis see on nurgakoost, see on, praegu tundub, et okei, siin on, kes võib-olla natukene aru saab, on siin piduriketas ja mingi ilus läikiv metalltükk, aga kui see nüüd natukene lahti teha, siis on näha, et see on auto üks kõige keerukamaid detaile või siis selliseid mingi kooste nimetatakse, kus siis tegelikult on nii elektrimootor sees, nii käigukass sees, kui me räägime autokeeles, ehk siis planetaarülekanne ja kõiksugu laagrid ja kõik muu. Ja see kõik siin pildi peal on tudengite enda disainitud ja enamus ka toodetud. Ja see on kogu autoveermik. Samamoodi siis, kui rääkida sellest, mis võib-olla kuskilt füüsikatunnist üle kanda, siis näiteks kõiksugu Newtoni seadused mõjuvad selle autole liikudes ja kuidas mingeid jõuarvutusi teha nendele samadele õõtshoobadele, mis on ka süsinikkiust, et kõike seda saab ju siis ka rakendada siin tiimis lõpuks ja ka näiteks aerodünaamika paketi juures teeme kõiksugu simulatsioone, kus siis näiteks Bernoulli võrrand on täiesti selline, ilma selleta kuidagi ei saa, sellepärast, et kuidas muidu see õhk ümber selle auto liigub. Ja elektroonika poole pealt siis on meil enda disainitud 96 trükkplaati ja toodetud ja selle auto küljes ja iga aasta tuleb neid tegelikult juurde ja lisaks oleme siis näiteks disaininud täiesti enda maakiirussensori, mis siin pildi peal on, et see suudab siis mõõta nii piki kui külgkiirust autol sellise kaameraga auto põhja all ja suudame teha ta valmis 10 korda odavamalt kui ostutükk, et selline samasugune asi ostes on üle 20 000 euro. Ja see siis on näiteks meie jõuülekanne, kus siis kõrgepinge
süsteem ja see on siis akupakk, et kõik samuti täiesti meie enda tehtud, ainult siis need elemendid seal sees on ostetud, sest neid ise nii lihtsalt ei tooda. Ja lisaks siis see isejuhtivsüsteem, et kõiksugu matemaatilised valemid, samamoodi trigonomeetrilised valemid ja näiteks ka siis algoritmid, et seda IT poolt on ka väga palju ja tegelikult seda on ka kõikides teistes alammeeskondades. Ja see tulevik, kuhu meie liikmed jõuavad, on, ütleme nii, et ükski uks tegelikult kinni ei jää. Kui sul endal on tahet edasi püüelda ja jõuda, siis sa ka jõuad. Et see keskmine rida on kõik tegelikult meie enda veteranide poolt loodud ettevõtted Eestis ja samuti siis tegelikult on siin ju vasakul veerul väga suured, kas siis antud juhul küll autotööstuse ettevõtted alates F1 tiimist Sauber kuni siis WRC tiimide ja Koenigseggini, kus on samuti juhtival kohal inimesed ja mitmeid aastaid juba näiteks kõik Koenigseggi käigukastid on meie veterani poolt disainitud. Ja siis rääkimata nendest tipptehnoloogia ettevõtetest Eestis, kuhu siis tegelikult enamus vilistlasi ka lõpuks jõuab ja võetakse avasüli vastu. Ja kuidas siis lõpuks meie kogemuse põhjal võiks noori toetada selles, et nad jõuaksid kas siis ühel päeval meieni või jõuaksid inseneeriani, on eelkõige hästi tähtis, et nendel olekski see kokkupuude selle inseneeriamaailmaga, et neil oleks arusaam juba varajases eas sellest, kuidas mingi asi töötab, et kuidas seesama auto sõidab üldse, et okei, ta on hästi lahe ja hästi kiire auto, aga mis sinna nagu taha läheb ja millest ta koosneb. Et kõiksugu huviringid ja loovprojektid selle jaoks on väga hea viis seda kõike tutvustada ja samuti siis ka see, et lasta noortel võimalikult palju ise proovida ja katsetada, et nagu ka meie tiimis on, et meil on hästi korralikult dokumenteeritud kõik eelnevad aastad selle jaoks, et neid teadmisi edasi anda, aga lõpuks on ikkagi innovatsiooni jaoks vaja ise väga palju mõelda ja otsida siis vajalikku infot. Et suur osa sellest disainiperioodist ongi dokumentatsiooni otsimine, mingi uue info dokumenteerimine ja see, et sa ise lihtsalt pusid ja panedki sinna aega alla, et sa harid ennast ja tegelikult leiad sealt ka mingeid uusi huvitavaid teadmisi tiimi jaoks. Ja samuti siis koolides kutsuda tudengeid tutvustama kas siis oma eriala või samamoodi mingit sellist tudengiorganisatsiooni või projekti, mida tehakse, et kuhu üldse, kas siis gümnasist või juba põhikoolis, kuhu tulevikus üldse edasi jõuda võiks. Et mina ise antud juhul küll leidsin selle tudengivormeli suht lihtsalt kuskilt kooli lehekülje pealt või sotsiaalmeediast, aga mulle kuskil koolis seda keegi rääkimas ei käinud, aga ma kujutan ette, kui keegi põhikoolis oleks tulnud ütlema, et selline lahe projekt on, siis oleks see juba ka innustanud, et ühel päeval ma saan vormelit ehitada, kui ma füüsikatunnis natuke rohkem pingutan. Ja lõpuks ka see, et pakkuda sellist visuaalset ja kogemuslikku õpet, et ka mina näen näiteks uute liikmete puhul, et kui meil on igasugused simulatsioonitarkvarad, kus siis on võimalik näiteks ongi jõuanalüüse teha, et sa saad ilusa pildi, kus on nagu värviline detail, kus sa näed, et kus siis on nagu suurem jõud ja väiksem jõud, aga tegelikult seda kõike on võimalik ka käsitsi arvutada. Aga eelistatakse ikkagi seda, et ilusat värvilist pilti saaks vaadata, aga tegelikult võiks neid kahte siduda, et sa saadki aru sellest, kuidas tegelikult see pilt lõpuks sinuni jõuab, aga samas seda huvi tekitada siis just selle visuaaliga, et sa saad juba kohe selle tulemuse kätte ja näha, et kuidas see kõik toimib. Aitäh! Suur tänu, Harri! Meil on aega ka paariks küsimuseks. Käsi on püsti, mikker liigub kuskilt selja tagant. Aitäh! Madli Kopti Väänama isakool. Kuna me täna siin oleme ikkagi rääkimas IT-st ja inseneeriast koolides, siis ma sinu käest küsiksin sellise küsimuse, et
mis oli see miski või siis kes olid need inimesed ja tegevused sinu kooliteel, mis tõid sind inseneeria juurde? Miks sa valisid selle eriala? Mis on need kõige olulisemad, kriitilisemad eeldused selleks, et inseneri teekond valida? Ma arvan, et tegelikult see käis siin enne ka läbi, et nagu need uuringutulemused näitasid, siis kõige suurem baas on ikkagi just kodust või vanemate juurest, et mitte, et keegi mu vanematest oleks insener, suht kaugel sellest, aga see, et mul noorena lubati juba hästi palju näiteks kodus mingisuguseid asju lihtsalt proovida ja katsetada ja teha, et see ongi nagu võib-olla mingi algkooli või põhikooli õpilase juures kõige tähtsam, et tal oleks seda pealehakkamist ja tahet proovida uusi asju ja saada aru, kuidas need toimivad. Et muud sellist nii-öelda suunitlust ma ei oskagi välja tuua, et ma ise olen eelnevalt olnud ka juba suur selline, nii palju kui ma vähegi mäletan, olen ma huvitatud olnud nii tehnoloogiast kui IT-st, et see oli mu jaoks suht loogiline valik. No nii, aga siis teeme veel viimasel hetkel, vist viimasemad hetke olla ei saanud, aga jõuab ka mikrofon sinuni. Mis oli see, mis põhikoolis ja gümnaasiumis puudu jäi, mis sinu elu ülikoolis praegu õppides inseneeria eriala raskemaks teeb? No kui ma mõtlen tagasi enda näiteks füüsikatundidele või just kõige rohkem võib-olla füüsikatundidele, siis ongi just see praktiline pool, et ka mina mäletan, et minu füüsikatundides selliseid katseid või mingisuguseid väga head nagu visuaali mingitest asjadest eriti välja ei toodud, et võib-olla tänapäeval on ka seal õppematerjali juures mingid videod nagu katsetest, aga see, et enda kätega oleks saanud proovida midagi, et sul nagu tekiks see huvi ja sa tahadki nagu nendest kõikidest seadustest ja sellest taustast aru saada, et seda nagu oli võib-olla vähe. Aga teistpidi, nagu kui juba siia tulla, siis näiteks gümnaasiumis käisin ma Kadriorus-Vaksa gümnaasiumis ja seal siis oli selline suund nagu digitoote disain ja tegelikult siis Ghostes Club on selline siis keskkond, kus siis oligi see, et suunitlus nii-öelda IT-d õppida need 3 aastat ja tegelikult andis see väga palju juurde, et ma julgesin teha selle otsuse, et ma lähen IT-d õppima, seepärast et ma teadsin juba, mida see nagu reaalselt kujutab endast. Et seal oligi see mitte ainult isegi IT pool, vaid ka see, et mingil määral natukene kogu see, ongi digitoote siis ehk siis mingi äpi arendusprotsess, et sa pead valideerima ka selle, et kas sul üldse on mingit turgu sellele ideele ja siis kas sa teed selle asja lõpuks valmis. Teeme Harrile palun suure aplausi. Aitäh!